kui endisaegsed erihooldekodud olid koondatud üksikutesse asukohtadesse üle Eesti. Seal oli niimoodi 300 inimest, 100 inimest, kõige suuremates isegi kuni 500 inimest, siis see suund, mille meie oleme võtnud, see meie standard on see, et iga inimene tahab elada oma kodus. Eestis tervikuna on umbes 50 000 inimest, kellel on diagnoositud mingi psüühiline erivajadus, on see siis vaimupuue või psüühikahäire. Enamik neist inimestest saab oma kodus täiesti edukalt hakkama. Kasvatavad lapsi, käivad tööl, külastavad kohvikuid ja enamik inimesi üldse ei teagi, et neil on mingi probleem vaimse tervisega. Umbes 10% nendest inimestest on need, kes vajavad siis mingit sellist teenust, kus on komplektis ka majutus ja alates 2015. aastast me oleme soetanud inimestele kortereid tavalistes kortermajades, ehitanud kortermaju eramuid, ehk siis me oleme loonud nüüd täiesti tavalise elukeskkonna sellise nagu minul või nagu on sinul. Juba tänaseks umbes 1350 inimest on saanud endale täiesti kaasaegset ja inimväärsed elamistingimused ja umbes 250 inimest ootavad veel oma järge. Me oleme siin küllaltki iseseisvad, et juhendaja on meil toeks, kui me teeme menüüd. Sest kui ma tulin Sömedal oli see võimatu, sest Sömedal tehti meil kõik toit ise ära. Ja ma olin 5 aastat seal ja oma kodus ma ei ole ka eriti palju süüa teinud, sest seda tegi ema. Ja ma ei ole eriti selline suur kokk olnud siiamaani, aga nüüd ma olen juba õppinud palju ja oskan ikka süüa teha. Seda ma võin öelda, et ma olen õppinud söögikeetmisse selgemaks. Ja. Siin on kuidagi rohkem vabadus, inimene saab ise valida, millal ta midagi teeb ja kuidas ta jõuab ja niimoodi, et keegi ei käsuta. Ja et me ühega oleme nagu normaalsed inimesed peavad olema. Sõmeras oli väga juba nii-öelda kupatus, et ei saanud, majad hakkasid lammunema ja kuidas öelda, ei olnud enam võimalik, et seal enam kolimisega muutus see, et kuidas öelda, natuke oma tuba, oma luba. Minul ei meeldinud lakke vahtimine. Ja siin on täpselt samuti tore, et siin ei ole lakke vahtimist. Et minul meeldib käia tööl. Mina näiteks olen kuduja. Töölaud on mul siin. Nüüd ma hakkan uut nii-öelda vaipa või tähendab salli tegema. Et see on väga tore meie arust. Saame ise teha endale palka ja niiviisi. Ei, mina näiteks ehteid ei osta, suitsu ma ei tee. Ja lihtsalt, kuidas öelda, luban lihtsalt endale nii-öelda kas või midagi laua peale head paremat. Naabritega saame nii palju kokku, kui me trehvame koridoris ja õues ja mul on siin elukaaslane, tervitab ikka kõiki nimepidi ja ikka näeme üksteist ja saame aru ja ei ole sellist tülinorimist või riidu või sellist asja küll ei ole, et väga hästi saame läbi. Need läbirääkimised kogukonnaga on meie töö üks täiesti normaalne osa ja ka, kui inimesel on küsimus, siis ta peab saama vastuse. Ja kui maja on valmis ja inimesed sisse kolivad, siis avastatakse, et aga tegelikult ei läinudki midagi kehvemaks. Täitsa hea on hoopis. Mulle meeldib väga käsitööd teha. Et ma võin näidata, mis ma teen, et see on mu enda välja mõeldud muster. Ja selline, et ta võib filmida see.
et siin peal nagu, kui hästi vaadata, on see Vabaduse ausambarist, eks ole. ja see on minu enda välja mõeldud muster ja ta on nagu minu ebajumal, et minu skisofreenia ravi ja ajaviide ja ühesõnaga kogu see hea, mis minus on, läheb siia sisse. kui öeldakse inimesel on midagi kaasa sündinud ja see on minuga nüüd kaasa sündinud muster, et ma pidin selle lõpuks nüüd, lõpuks ta ikka sai valmis mulle, et ma kogu aeg mõtlesin, et peaks see mul ikka valmis saama ja nüüd ta on lõpuks valmis. Ja see, ma ütlen ausalt, see käsitöö, mis ma teen, see on nagu skisofreenia ravi. Et rahustab. Selleks, et mõtlen, et näiteks laupäeviti, pühapäeviti on ju, kuidas öelda, telekas nii öeldes, kõik kordussaated, mitte midagi vahtida pole, mitte midagi. Ja mida sa vahid seal telekas? Kordussaated ja mitte midagi pole vahtida. Ja kuidas pole. Ja parem võtta vardad kätte ja hakka tegema. Milleks see kõik, siis see kõik on nende inimeste pärast. Selleks, et luua neile inimestele paremad võimalused eneseteostuseks, milleks iganes, selleks, et neil tekiks võimalus minna tööle, minna õppima, kuhu iganes. Ma unistan sellest, et mul oleks päris enda külmkapp. Kuigi siin on praegu kõik korras, pole probleemi, aga mina ostsin omale poest väga palju külmiku neid magneteid ja selle mõttega, et mul kunagi on oma külmik ja ma panen need magnetid sinna külmkapi peale.